now, can we be? But you can make me dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it? Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it delicate? Third floor on the west side, me and you. Handsome, you're a mansion with a view. Do the girls back home touch you like I do? Long night with your hands up in my hair. Echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. 'Cause I like you, listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we be? But you can make me dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it? Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it delicate? Sometimes I wonder when you sleep, are you ever dreaming of me? Sometimes when I look into your eyes, I pretend you're mine all the damn time. 'Cause I like. Is it clear that you said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Yeah, I want. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. 'Cause I like. Is it clear that you said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it? Yeah, I want. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it delicate? Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye, but I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say and I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste the day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. I've been so into your mystery. Is it because of a history? How you into me? When it feels so good, but it's bad for you. Can't say I don't want it 'cause I know I do. Come on over, I need your company. Craving a
gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. If you're down, don't hide it. Feeling me, you don't gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. Tell me why you love a lie. Waste the day and spend the night underneath the sunrise. Show me where you love a lie. Tell me why you love a lie. Tell me why you love a lie. Show me where you love a lie. Waste the day and spend the night underneath the sunrise. Show me where you love a lie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love falling near me, do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eesti riigile kuuluv aktsiaselts Tallinna Sadam läheb börsile. 25. mai kuni 6. juuni on nüüd igal Eesti inimesel unikaalne võimalus osaleda selle eduka ja uuendusmeelse ettevõtte aktsiate märkimisel. Ka sinul. Saa osa Eesti kui mereriigi edust. Omanda Tallinna Sadama aktsiaid. Vaata www.ts.ee. Tere hommikust kõigile kohale saabunuile ilusal Eestile väga omasel soojal suvepäeval, mis on ka ilmselt spetsiaalselt tellitud kuskilt ülevalt poolt. Meri on olnud läbi ajaloo sünonüümiks sõnale kauplemine. Muidugi merel peetakse ka sõdu ja reisitakse ja rännatakse välja ja nii edasi, aga ütleme, majanduslikud huvid seoses merega on alati eksisteerinud. Ja juba siin Tallinna lahe piirkonnas on olnud merendusalane tegevus ehk siis jälgi merendusalasest tegevusest Tallinna lahe piirkonnas on avastatud juba 800 aastat enne Kristust. Ma ei tea, kas te suudate ennast tagasi fantaseerida nii palju aega. 800 aastat enne Kristust. See on üpris veider mõelda, et juba siis tegeleti kauplemisega siin meie kandis. Milline siis Tallinn välja nägi või Tallinna Sadam, seda me täpselt ei tea. Natukene noorem asi on börsikauplemine. Börsikauplemine on selline natukene abstraktsem asi kui laevatamine, laeva viimine punktist A punkti B mingi kaubaga. Aga siiski üheks tinglikuks börsi sünnipäevaks või sünni alguseks on peetud 13. sajandit ehk siis kui aastanumbrid algasid 1200-ga. Ja tänapäevases mõttes siis küllaltki sarnane kauplemine käis võlakirjadega ja kaubeldi siis merenduse ja kaubanduse suurvõimu Veneetsia riigi aladel siis selliste võlakirjadega tänapäevases mõistes, millest on tänapäeva inimesel võimalik aru saada. Nüüd täna me oleme teiega aastas 2018 ja merendus ja börsi kauplemine on väga palju edasi arenenud võrreldes nende väga ammuste aegadega 800 aastat enne Kristust ja 13. sajand, kuhu meil tänapäeva inimestel on väga raske ennast tagasi fantaseerida, aga siiski loetud minutite pärast kell 10 on selline hetk saabumas siin Eestimaal ja Tallinna Sadam
on selle ette valmistanud niivõrd fantastiliselt ja Tallinna börs, et iga eestimaalane saab merel kaubelda. No see on väga palju tähenduslik sündmus ja on ka tähenduslik see, et on nii-öelda märgiline sündmus, et ligi 14 000 eestimaalast või pagan teab mis maalast, eks ole, on avaldanud soovi Tallinna Sadama tulevikus kaasa rääkida, nii-öelda teenida kasumit või hoida oma raha, kasvatada oma kontot, mida iganes. Ligi 14 000 on siis neid inimesi, kes on märkinud. Ja tänane päev on kindlasti märgiline ka Tallinna börsile. Vähemalt viimase siis 10 aasta lõikes. Ja veelgi enam, et üle siis ligi 20 aasta läheb taas kord börsile üks riigi osalusega ettevõte. Ja viimane selline sündmus oli siis 1999. aastal. Ka mina isiklikult toona osalesin selles sündmuses, nii et väga põnev. Aga nüüd ma paluksin siia lavale, see on väga pidulik sündmus, millest me täna osa saame siin teiega. See ei ole niisama tilu-lilu. Ma paluksin siia lavale Eesti Vabariigi peaministri härra Jüri Ratase. Tervitus. Öelge palun, mis teie jaoks, mida teie jaoks tähendab meri või milliseid emotsioone või mingeid tundeid või lausa vihkamist või mida iganes meri teis avaldab? Kui head inimesed, kui ma siin härra Matvere kõrval olen, siis ma pean ütlema väikeste lõõtspillide ühing ja siit edasi mõtlema, aga ma arvan, et see oli 82. aastal, kui oli suvi, oli päris tormine või väga suur torm ja ma olin oma emaga kaasas välitöödel Kesselaiul. Ja siis pidi see kaluripaat sealt Kesselaiult edasi sõitma Muhumaale ja siis need inimesed, kes tegid välitööd seal botaanikaaia alt, siis me olime seal paadis, sealhulgas ka mina ja ma küsisin ema käest, ema, kas see paat käib vastu merepõhja, sest et see oli nii tugev lainetus ja loomulikult kartus oli suur. Aga ma arvan, meri tähendab minu jaoks Eesti väike saari, väike laide, olgu see Saarnaki, olgu see Anikatsi. Ma tean, et teil on ka hea sõber Vilsandil, aga ma hakkasin Vilsandil käima 80 aasta alguses. Ma mäletan, ja teda polnud siis näha seal? Teda ei olnud siis veel näha, jah. Ja siis ma mäletan, et seal oli selline jaanipäev ja seal Vilsandil on kahjuks nüüd juba ära põlenud koolimaja, seal on veel trepiastmed alles ja siis ma mäletan, et seal on niisugune loos, kus iga loos võidab. Nii et ta tähendab Eestimaa, ma arvan, väga palju Eesti väike saari ja laide minu jaoks. No väga tore ja ma loodan, et nii nagu see paat teil seal Kesselaiule sõitus käis vastu põhja, eks ole. Ma loodan, et Tallinna Sadama aktsia ei hakka käima vastu põhja tulevikus. No oli ka lainehari, nii et ma loodan, et Tallinna Sadama aktsia hakkab olema selle laineharjal ja pärituulel. Ja, aitäh peaministrile. Palun siis korraks astuge kõrvale. Ma kutsun nüüd lavale siis Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmi ja Nasdaq börsi juhi Kaarel Otsa. Palun tulge teiega lavale. No, Valdo, huvitava kokkusattumusena tõesti olid sina Tüüri juures ka 1999. aastal, kui minul Eesti Telekomi aktsiaga niivõrd hästi läks 2 korral. Et noh, see oli siis esimene riigifirma, mis läks börsile, aga räägi, mis on sinu pilgu läbi nagu midagi uut või muutunud selle aja jooksul 20 aastat, et kui nüüd läheb taas kord üks riigi osalusega firma börsile, kas on midagi erinevust või on üks sama värk ikka? Ja tõepoolest, tere tulemast kõigile, lugupeetud peaminister, lugupeetud kohalviibijad. Tõepoolest, 99 oli Telekomil ka väga edukas börsi debüüt. Ma ei olnud päris Tüüri juures, ma olin Tüüri lähedal. Tüüri lähedal. Just sel hetkel. Kangutasid nii-öelda kõrvalt. Aga mida peab ütlema, see oli edukas ja sai ka kõrgeid dividende makstud üle 10 aasta. Kui vaadata, mis nüüd on muutunud, siis julgeb selle ära öelda, et Sadamal märkijaid oli rohkem, isegi oluliselt rohkem. Ehk siis, kui Telekomi puhul 8000, siis nüüd lausa ligi 14 000 jaeinvestorid. See näitab siiski, et Eesti rahval on rohkem julgust ja raha.
ja ka ütleme niimoodi institutsionaalseid, ma usun, oli enam-vähem sama aktiivne oli see ja huvi oli umbes sama suur. Aga jaepool oli sadama puhul võimsam. Selge. Ja no ikkagi ma pean ütlema, et toona oli mul suur õnn. Mul oli natukene raha, mõni 1000 Eesti krooni ja mul õnnestus teenida. Aga seekord Tallinna aktsiaga ma siiski igal juhul jäin nii-öelda ootele, et mis sellest saab igaks juhuks, nagu tagasihoidlik eestlane ikka, et ma ei hakka oma kopikaid siia igaks juhuks kohe niimoodi tormama teile tooma. Et kas minu hirm on põhjendatud või ei ole? Ma arvan, et Tallinna Sadama puhul on ikkagi tegemist ka väga suure potentsiaaliga ettevõttega. Kõigis 4 ärivaldkonnas on võimalik areneda, aga mis veel tähtsam, ma tahan kinnitada, siin on ka Tallinna Sadama juhtkonna liikmeid, et me teeme kõik selleks, et oma lubadust täita, see tähendab dividendipoliitikat täita. Ja samamoodi väga stabiilseid ja ikkagi suhteliselt kõrgeid dividende maksta. Nii et selles mõttes me oleme oma lubaduste taga. Selge, väga kindlad ja veendunud sõnad. Aga nüüd Kaarel Tallinna börsilt. Ja mul on siin kirjutatud selles nii-öelda skriptis on ette pandud, et ma pean parafraseerima tolle Vilsandi elaniku laulu. Väga tuntud pala. Kaarel, kus on meie Kullamäed? Kas sa oskad vastu ka mulle laulda midagi? Ma ütlen ausalt, ma neid sõnu ei tea, aga minu meelest Silver vähemalt oli kõrtsis 2 piigaga laulu lõpupoole. Ärme sellest õnnetust luuserist räägi. Ta oli kõrtsis ja ta oli üldse igat pidi kehvas seisus, aga meie praegu ikkagi ootame tõusu. Ja, et ma mõtlen, kõrtsis võib ju nagu tähistada ka, et ma arvan, et tähistamiseks on kindlasti põhjust. Et ma mõtlen, et kutsed, mis kõigile välja saadeti, seal oli kirjas, et Tallinna Sadam lähebki börsile, et mul on praeguseni ka selline raske uskuda veel, et lähebki kohe. Et selline päris emotsionaalne tunne, kuna seda on pikki aastaid ju räägitud, et mis kasu sellest võiks olla, kui riik otsustuskorras oma ettevõtted erastab ja börsile viib. Nüüd on näha, eks, et levinud argumendid on ju olnud läbi aegade, et me loome võimalusi oma inimestele, Eesti inimestele säästa, investeerida, saada siis omanikuna osa riigiettevõtete käekäigust. Mina ei tea paremat viisi, kuidas saaks oma jõukust kasvatada kui investeerimine. Ja need head näited ei ole ju kaugel võtta, et me oleme praegu sadamas, see on üle lahe, need on Põhjamaad. Ja me näeme, et need riigid, kus on, võib öelda, maailma kõige parem investeerimiskultuur, investorkultuur, nendel läheb paremini. Et meil on vaja lihtsalt järgi võtta sinna. Ja teine moment, millest on palju räägitud, on kohalikud pensionifondid. Et neile siis võimaluste loomine, et nad ei peaks siis valdavalt oma raha välismaale investeerima. Et meil ei ole, nagu Valdo ütles ka, et meil ei ole kunagi nii palju raha olnud Eestis, kui täna on. Üle 10 miljardi on meil deposiitides, pensionifondides. Andke mulle, ma raiskan ära kõik, ma oskan väga hästi raisata. Mine küsi. Ja kolmas väga oluline punkt on see, et teha riik ja ettevõtteid nähtavamaks. Et saada seda välisinvestori raha siia tagasi, mis väga palju läks selle sama Eesti Telekom ja Hansapanga teiste suurte ettevõtete müügiga siit ära. Et rohkem raha on minu arvates alati rohkem võimalusi ka teistele Eesti ettevõtetele. Et kui me vaatame tagasi, kuidas läks siis selle IPO-ga, et kas need levinud argumendid töötavad, no ma ei tea, mina võin küll öelda, et 3-3. Et kui me võtame uued kontod, uued investorid, huvi välismaalt, pensionifondidelt, ma arvan, et ainult võib aplodeerida juhtkonnale, omanikele, nõukogule, nõustajatele, et see on väga hästi tehtud töö. Ja no ikkagi tavainimesele, ma mainisin ennist tavainimesed, iga Eesti maalane võib börsil kauplemisest osa saada, ta võib, aga iga inimene, tavainimene ei julge sellist asja teha, isegi kui tal on mingid säästud, näiteks ta on saanud päranduse või midagi, et seda raha hoida ja kasvatada, et kogu see börsisüsteem on siiski tavainimese jaoks liialt keeruline, see nõuab palju arvutamist, istumist arvuti taga ja nii edasi, et kuidas see oleks tavainimesele võimalik, kellel on tekkinud säästud ja kes tahab oma säästude eest hoolitseda? Ma arvan, et see on selline levinud hirm, et kui me praegu ju vaatame, et meil on üle 5000 uue väärtpaberikonto avatud. Ma arvan, need on kõik tavainimesed. Aga kas on?
ma olen, kes on siis eriline inimene, et ma arvan, see börsil investeerimine, see nõuabki aega, see nõuab selliseid positiivseid näiteid. Et kui ma ennem tõin need Põhjamaad näiteks, et seal on mitu põlvkonda olnud siis võimalik seda teed käia, et meil on 25-26 aastat on vabaturumajandust. Et siin mingid asjad võtavad aega ja mingeid asju on võimalik forsseerida. Et kui me teame, et me rääkisime riigiettevõtetest, täna majandus ühed suurimad ettevõtted ongi riigiettevõtted. Et siin sellega me saame selgelt forsseerida, seda tuua, anda instrumente. Et riik on nagu siis garantiiks, et seda vaest väikest inimest, kes oma sendid teile toob, ei lüpsta. Kas garandiks, aga vähemalt tal on täna võimalus panustada sellesse, et tuua siis neid ettevõtteid, tuntud ettevõtteid, turvalisi ettevõtteid, siis kuhu oleks võimalik investeerida, mille käega just osa saada. Aga nüüd siiski veel üks asi. Paljud tavalised inimesed, nagu mina näiteks, kellel on matemaatikaga väga suuri probleeme, üleüldse tahaksid aru saada, milleks on vaja mingil ettevõttel minna börsile ehk siis anda osa oma ettevõttest kellegile võõrale. Mis mõte sellel on? Paljud inimesed ei tea seda, ei oska oma peas kokku viia. Sa ise tõid need Veneetsia kaupmehed, et kus see börs sai alguse. Raha, kapital on see, miks minnakse. On mindud aastasadu ja miks minnakse ehk ka edaspidi. Ehk siis ettevõttel on tarvis raha. Sellest see tavaliselt algab, jah. Aga teine, ja vaata, et nüüd nende aastasadadega võib-olla veel tähtsamaks läinud moment on see, et need ettevõtted on läbipaistvamad. Nad on nähtavamad, nad on tuntumad, nad on usaldusväärsemad. Ja ma arvan, et kui me räägime riigiettevõttest, et kes siis veel peaks olema läbipaistev. Ja ma selle muuseas jätsin enne meelega välja sealt oma nendest levinud argumentidest, et miks seda teha, kuna ma arvan, et Sadam oma juhtkonnaga on nagu selgelt seda näidanud, et kuidas saab olla läbipaistev ka ilma börsil olemata. Ja ma arvan, nüüd ta lihtsalt muutub siis nendele tuhandetele inimestele veel käega katsutavamaks, kes nüüd saavad öelda, et nad on omanikud selles ettevõttes. No aga Valdo, iga mees tuleb nüüd laapama sind. Näita, mis sul siin on. Sa ei tohi ühte seina ka enam tellistest ehitada. Ja see on osa avalikust ettevõttest, börsiettevõttest. Et selles midagi imelikku ei ole ja nii see on ja nii see peab ka jääma. Mina siin kasutaks veel enne olulist kellahelinat võimalust. Aega veel on kellahelinani. Just tänada tegelikult selle protsessi osapoole. Sest protsess hakkas ligi aasta tagasi. Siin on mitmed inimesed olnud sellega seotud ja ma võib-olla alustaksin meie oma inimestest ja ütleks, et siin eesotsas Marko Raidiga, kes on meie finantsjuht ja selle projektijuht, siis võtmeisikutena tema väike, aga väga tubli tiim, meie turundusjuht Sirle Arro ja peajurist Erli Lüüdik, selline väga väike, tubli ja võimas tiim, kes siis loomulikult koostöös meie nõustajatega, see on siis STG Londonist, Superia siit Eestist ja siis pangad korraldajad. Meil oli väga, ma julgeks öelda, hästi Euroopat ja võib öelda isegi maailma kattev organisatsioon eesotsas siis Citigroupiga, Carnegie, Erste, Swedbank ja LHV siin Eestis. Nii et kokku väga tugev ja võimas sündikaat, kes tegid tööd nii öösel kui päeval. Ja siis loomulikult ka Nasdaq, kes ikkagi pikisilmi Nasdaq Tallinn ootas meid. Võin kinnitada, jah. Ja ma julgeksin öelda ka tõepoolest riigi poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Rahandusministeerium. Teatud võtmeisikud, kes olid ikka väga toetavad selles protsessis, nii et ma tõesti nägin sellist koostööd ja me tahtsime seda teha. Me tahtsime Eestit tutvustada ja me tahtsime selle asja ära teha edukalt. Nii et suur tänu kõigile, kes seda protsessi toetasid. Siiski, Valdo, kust see neetud kasum tuleb? Räägi meile. Paljud inimesed on väga skeptilised selle tuleviku suhtes. Kust kohast see tuleb?
kõigepealt ma saan kinnitada, et see kasum on pikka aega tulnud, siin on 10 aastat sadam maksnud kõrgeid dividende. Teil on kuskil mingi kamber, kus on lihtsalt see ärimudel on niivõrd hea, et tõepoolest 28 miljonit keskmiselt on makstud 10 aastat dividendi juba. Et see juba räägib. Et see ei ole nagu paradigma muutus sadama jaoks. Ja nüüd, kui me tahame öelda, et me maksame järgnevatel aastatel vähemalt 30 miljonit, siis me usume oma ärisse ja tõepoolest... Aga mis see kasvab? Mis see kasvab? Kasv on kõige suurem praegu reisijate äris, kruiisiäri, kui te näite, ka täna on valged laevad sees ja neid tuleb, see on globaalselt maailmas kasvav äri. Siis meie kaubaäris on palju võimalusi. Jah, on olnud raskemaid aegu siin, aga me näeme seal väga palju võimalusi ja neid võimalusi toetab ka Rail Baltic näiteks ja nii edasi, mis saab alguse meie Muuga sadamast näiteks. Ja siis me parvlaevaäri samuti hea, võib-olla väiksema kasumiga. Aga stabiilne, täpselt. Ja tuleviku kinnisvara. Nii et need on tegelikult allikad, kus tuleviku kasum tuleb. Ja. No nüüd on jäänud 3 minutit selle piduliku hetkeni. Ja see tuleviku osas ma võib-olla haaran sul sabast, et ma arvan tõesti, et praegu on hästi oluline samm tehtud, et meie majanduskeskkonda paremaks muuta. Ja ma tõesti loodan, et see järgmise sammuni ei lähe nüüd 20 aastat. Et ma unes nägin täna, et järgmine aasta juba midagi siin börsil võiks riigiettevõtetega toimuda. Ja sadamale loomulikult tere tulemast. Et tõesti olete pikalt oodatud. Aga nüüd vähem kui 3 minutit on aega. Ma palun, härra Ratas, tulge ka tagasi lavale. Et teie siis... Härra Ratas ja Valdo, palun võtke siis juba siin kohad sisse, et siin ekraanidel hakkab siis kohe peenikene countdown, maha lugemine, numbriline. Kui see õige aeg kätte jõuab, ehk siis börs lahti läheb. Ja ma võtan sellelt põrgumasinalt ka safety maha siin. Ja just. Kutsume Marko Raidi sama ja, moodi. Marko Raid, palun ka tulge lavale siia. Kes on väga palju ööd ja päevad, ma kuulsin, te olete töötanud, teie käes on pult. Teie käes on pult ja mulluge seda siis pärast kella helinat, eks ole, kui siis laske see lõpuni käia tühjaks. Ja see börsikell on siin lakke riputatud sellepärast, et börsil lüüakse traditsiooniliselt kella, kui mõni uus tulija on börsile. Ehk siis uus tulija lööb traditsiooniliselt kella, seda te olete võib-olla televiisoris isegi näinud. No ja peale selle on lubanud siis siin sadamas ümberkaudu viibivate laevade kaptenid samuti pasunaid tututada. Noh, kes kardavad lärmi, siis kõige suurem ja koledam hääl tuleb sellest valgest ristapuust siin nurgas. Aga nüüd kohe 1 minuti pärast peaks algama siis ekraanidel see nii-öelda maha lugemine ja see pidulik sündmus. Lase siis enne kell ära ja siis pasunad peale. Ja. On 13. juuni, kell saab kohe 10 ja see on ajalooline hetk. Me astume mereriigina järgmise sammu oma arenguteel. Ja alates sellest hetkest saab iga eestimaalane meie sadama käekäigule Tallinna börsi vahendusel kaasa elada. Ärge kohe ära jookske pärast selle tähtsa sündmuse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kauplemine on alanud. Saite lahti kellast. Ma vajutan nüüd Marko seda. Veel. Aitäh. Karel. No, tere tulemast. Marko. Teeme mõned pildid ka ja... Tehke. Aituma. Jüri, kas teeme mõned pildid ka enne, kui sa ära jooksed, siis me saame siin... Ärge palun laiali minge. Suupisted ootavad meid, väike oleng. Kõik siin viibijad on avatud mõttevahetuseks merest ja börsist ja üldse majandusest laiemalt.
ja Kaarel, ole hea, selgita veel palun, mida me siin teleekraanil nüüd näeme, üks tabel on siin ees. See näitab, et kauplemine läks lahti. On ostuorderid vasemal ja müügiorderid siis. Ja keegi tahab juba müüa siis, ma saan aru. Ja. Miks ta nii ruttu tahab müüa siis? Mis hinna peale ta on tõusnud, on siis üle 2 euro praegu aktsiad. Kui mäletame, et ta lahti läks, siis üleval näeme seda siis kõrgem hind, 2,05 on täna siis hind praegu. Ja see näitab, et kauplemine käib. Kauplemine juba käib. Siin on kogused, mis hinnaga, mis koguseid. Et selline see börsisüsteem on lihtne. Siin muutusid ka mingid arvud lõpus, mis see tähendab, et keegi ostis või? See on reaalajas jah, et mis on orderid sisse antud ja siin on siis, et mis on teostatud. Et mis on juba teostatud? Kell 9 see on Rootsi aeg, et tegelikult see on reaalajas, et see on tänaseks siis teostatud tehingud. Kui palju, mis hinnaga? Aga mis mõttega nad selle kohe maha müüsid, siis said kasumit? No seda peab küsima. Muidugi hind on tõusnud päris korralikult. Nii et nad ikkagi midagi teenisid juba? No on kalastamas, jah. Vai! Ja terve päeva siis istud siin arvuti ees ja jälgid seda? Sellega ma krotin hindu õigeks päeva lõpus. Mis kell see tabel nii-öelda kinni jääb? Või lõpetab tegevuse? Õhtul. Aga ma tahtsin seda öelda, et vaata, kui keegi ostab, siis alati keegi peab müüma. Ja kui keegi müüb, siis on alati ostjaid. Et sellist olukorda pole, et sul on üks inimene müüb paaniliselt kuhugi auku. Tavaliselt on siis keegi, kes arvab, et see on hea ostukoht. Ja. Aga on ju olemas siiski ka selliseid aktsiaid, mida keegi osta ei taha. No sellega tundub, et seda muret ei ole praegu. Praegu ei ole, see on hea uudis. Aktiivsust on. Ja seal vasemal, kui te vaatate, see nüüd on siis New Yorgis Times Square'il. Kuvatakse siis tervitus Tallinna Sadamale. Oho. See nüüd on päriselt siis, ei ole photoshopitud sinna, aga on Nasdaqi peakontor, kus siis uued tulijad saavad siis sellise tervituse. Mis tänavanurgal need on seal siis? Times Square'i ongi siin Times Square. Kõik need, kes on seal käinud, need on need reklaamid, mis seal ümberringi jooksevad. No see on ju väga uhke. Heade sõnumite sadam, jah. Ja seal selles hoones siis inimesed kaklevad ja karjuvadki niimoodi, nagu me oleme. Nasdaqil puudub see täielikult, et Nasdaqil puudub selline kauplemisplatvorm, et seal on algusest peale ettevõtte loomise saadik on kõik olnud elektrooniline. Et see, kui me näeme kuskil, tegelikult ka teistel, ega seal see on show pärast rohkem, et täna on sul ikkagi arvutid, mis seda kauplemist korraldavad. Nii, aga nüüd võiks ikkagi tordiga lahti lõigata. No miks ei? No seal on mingisugune number lausa tordi peal kirjas. Ligi 14 000 ma ennem õikasin õhku. Kas see on ka see arv täpsemalt siis täpsustatav? Ma ei tea, ilmselt juba rohkem on seal. Või number on juba kasvanud vahepeal või? Uusi tuli jah, 13 000, ligi 14 000. Et täna, eks me päeva lõpus saame vaadata, kui palju aktsionäre alles on, aga ta on täna selgelt kõige suurema aktsionäride arvuga ettevõte. Aga palume siis äkki tordi lahti lõigata. Okay. Nii. Valdo ja Kaarel lõikavad tordi lahti. Jah.
tähelepanuks veel, enne kui te lähete järgmise šampanjaklaasi järele. Valdo tahab veel sõna võtta. Nii. Lähme siia natuke ülespoole. Lugupeetud kohalviibijad, tahaks traditsiooniliselt ka kingitusi jagada. Eestis see liialt kombeks ei ole, aga ma saan aru, et sellise suure sündmuse puhul seda võib. Ja mis siin muud kui Tüüri Ratas Tallinna Sadama poolt Nasdaq Tallinnale. Me teame, et Nasdaq Tallinna puhul on tegemist väga kaasaegse börsiga. Nagu te teate, Nasdaq on väga-väga kaasaegne globaalselt ja moodne, elektrooniline, digitaalne. Ja loomulikult on see ka Tallinnas nii. Nii et me soovime teile samamoodi edu ja väga head koostööd. Loodame, et see koostöö kestab kaua ja kasumlikumalt meile mõlemale. Aitäh, Kaarel, ja sinu tiimile suured tänud. Suur tänu. Ma olen seda nii mitu korda öelnud juba, et tõesti te olete kaua oodatud ja see on siis sümboliseerimaks seda turule tulekut, teie trading ticker, mis on siis DSM1D, mis kõigile kindlasti jääb tulevikus hästi meelde. Nii et tere tulemast veel kord. Aitäh, Karel. Aitäh. Palun kõiki siis nüüd tulla osa saama Tallinna Sadama tordist ja väikesest kohvist siin samas lava paremas servas. You can't live without you either. Don't wanna want you, but I need you. Don't wanna stay, don't wanna leave you. Can't get over us, stuck up underneath you. I really hate that I love you. Don't wanna want you, but I need you. Can't live with you, can't live without you either. Can't live with you, can't. This isn't typical. Doesn't happen every day. It should be difficult. Difficult to feel this way. I've been waiting for an answer. I don't understand how we got here. I'll just let the river flow. I'm just gonna ride this wave. With everything we did last night. Damn, I've never been this high. Things have never been so right. Waiting for a warning sign. Talking to the morning light. Surely never felt so alive. Wonder when the hell will rise. Waiting for a warning sign. Waiting for a warning. Feeling skeptical. I'm just waiting around for something terrible. Cause it's gonna come down. I've been waiting for an answer. I don't understand how I got here. So I'm just gonna let it roll. Guess we'll see how this turns out. With everything we did last night. Damn, I've never been this high.
Things have never been so right. Waiting for a warning sign. Talking to the morning light. Sure never felt so alive. Wonder when the hell will rise. Waiting for a warning sign. Waiting for a warning. Waiting for a warning. Everything we did last night. Damn, I've never been this high. Things have never been so right. Waiting for a warning sign. Talking to the morning light. Sure never felt so alive. Wonder when the hell will rise. Waiting for a warning sign. Waiting for a warning. Waiting for a warning. Fight then we break up, kiss then we make up. It's driving me too insane now. Ooh. And we keep going nowhere, too stuck in the air. The way you keep playing me no fair. Ooh. 'Cause every little thing you do keep tearing my heart in two.